Keijo ema räägib TV3 uudistele, et peksmise tagajärjel tekkinud vigastusi näidati perearstile ja Võru haigla EMO-s. Valu ja iiveldushood aga ei andnud järele. Lõpuks jõuti välja Tartu Ülikooli kliinikumi erakorralise meditsiini osakonda, kus poisile tehti põhjalikud uuringud. Vigastustega on nüüd niimoodi, et tal on siis koljutrauma, ehk siis tal on tagakukla peal muhk parem pool. Ja on siis alaselja raske trauma, sest teda ikkagi ka peksti ju kaegaste jalgade ja rusikatega, eks ju, ja alaselja siis ka parempoolese küljel, pluss siis kiirgub see valu paremasse jalga. 6. klassi poiss Keijo langes jõhkra peksmise ohvriks siinsamas kooli territooriumil seiklusrajal. Keegi noormehele appi ei tulnud. Ainukeseks päästjaks oli koolikell. Niisugused asjad ei tohi ju saladuseks jääda. Kui selline asi on juhtunud, siis tuleb midagi ette võtta. Ütleb Võru vallavolikogu liige Tiiu Ritari, kes juhtunu oma sotsiaalmeediakontol avalikuks tegi. Ritari sõnul ei oska Vastseliina kool vägivalla juhtumitega toime tulla ja pisendab olukorda. Kui ma nüüd vaatasin kooli Facebooki lehel on üleval, et toimus konflikt. No vabandage, mis konflikt on see, kui 7 peksavad ühte poissi? Kõhnakest niisugust kiitsakat poissi prillidega. No mis konflikt see on peks? Pärast seda, kui kooliõde oli andnud Keijole esmaabi, kõndistasid samast omal jalal koju. Kool aga juhtunust vanemaid kohe ei teavitanud. Sest kui juhtus selline asi, et lapsel on peatrauma, tal on 5-sentimetrine muhk peas, siis tuleb laps lebama panna, tuleks ju ema oleks tulnud teavitada, võib-olla kiirabi kutsuda. Selle asemel, lihtsalt laps, mine siis nüüd ise vaata, kuidas koju saad. See ei ole, tähendab, see ei ole mingistki kohast okei. Esmase info põhjal, kooliõde ja vaatluse põhjal tehti selline otsus. Tugispetsialist või ütleme siis sotsiaalpedagoog tegeles olukorra lahendamisega ja seejärel kohe ka teavitas vanemaid. Kõiki vanemaid teavitati. Eile uuris toimunud ka politsei, kes suhtlesid nendega, kes Keijo kallal vägivallatsesid, kui ka nende pea 20 lapsega, kes seda pealt vaatasid. Kas sa ütlesid ka seda, rääkisid, miks nad seda üldse tegid? Mingit selget vastust ma sellele ikkagi ei saanud, et tihtipeale on see, et kuna noori oli seal palju, et see kambavaim ja see kaasa kutsumine, et kui sa hiljem nende kes küsid, mis see põhjus nüüd täpselt oli, ega nad tegelikult ei oskagi sulle väga kindlalt öelda, miks see nii oli. See on nagu kõige hullem, kui nüüd sellise asja tagajärel lapsel kaob ära see koolihuvi, õpihuvi, et see oleks nagu minu jaoks kõige dramaatilisem ja mis nagu teine pool selle asja juures on nüüd see, et need vigastused, et ta on laps veel, eks ju, et mis kahjustused talle jäävad. Need, kellega me siin vestlesime, et enamus tegelikult on aru saanud oma teo tõsidusest. Ma nägin seda kahetsust, ma sain aru, et nad tegelikult tunnevad ennast halvasti. Mõned noored on käinud juba vabandamas ja kindlasti andsime ka selle suunise minna teistele vabandama ja võtta teo eest vastutus. Et tihtipeale see vabandamine ongi nende jaoks kõige raskem, sest see eeldab seda, et nad vaatavad ka otsa sellele, kellele nad tegelikult haiget on teinud. Kui raske on midagi sellist pealt vaadata tegelikult, kui sinu lapsele niimoodi liiga tehakse? Raske, väga raske. Et ma püüan ennast igapäevaselt tundega olla, aga ütlen ausalt, et õhtuks iga õhtu olema ikkagi vaimselt. Et kui ennem aru ei saanud, siis nüüd nagu päris tõsiselt kohe. See on puudutanud väga palju osapooli ja kool tõesti suhtub sellesse väga vastutustundlikult, sellepärast, et koolile on esmatähtis õpilaste turvalisus ja heaolu ja istume oma meeskonnaga maas ja leiame lahenduse sellele. Koostöös kindlasti ka vanemaga ja teiste vanematega samamoodi. Seda lugu tehes suhtlesin ka Vastseliina gümnaasiumi õpilaste ja ühe lapsevanemaga, kelle sõnul on koolikius viimastel aastatel süvenenud. Räägiti ka sellest, et koolis olevat kamppoisse, kes sunnivad teisi kaklema. Võru vallavolikogu liige Tiiu Ritari kinnitab, et ka temale on kohalikud koolis toimuvast rääkinud. Talle meenub kohe ka üks hiljutine juhtum. Kiusatakse ühte väiksemat, see on vist 5. klassi tüdruk, 11-12 aastat vana. Laps on nii, et ta peab koju jooksma, teda jälitatakse koduväravani. Ma ei tea, teda on lükatud, siis seal visatud, eks ju, ähvardatakse millegagi, et see on ju ebanormaalne.
mis puudutab aga Keijo juhtumit, siis ütleb politsei, et hetkel on veel vara öelda, mis ootab ees neid noori, kes Keiot peksid. Tagajärjed nüüd sõltuvad kindlasti teo toimepanijast, sõltuvad raskusastmest ja sõltuvad ka sellest, mis need siis tagajärjed nüüd täpselt on. Et need asjad juba otsustab kriminaalmenetlus, kelle osas saab seda alustada.